pea meeles. Abielludes olmemuredele väga sageli ehk ei mõelda. Millised on need mitteromantilised punktid, millega peaks abielludes tegelema, et hiljem oleks võimalikult vähe asja kohtusse? Eks abiellumine on alati ilus. Samuti annab abielu mitmeid õigusi, mida niisama koos elavatel inimestel ei ole. Aga tõepoolest, alati ei lähe kõik nii, nagu soovitud ja seega ka abielluda tuleks informeeritult. Esimene probleem, mida ma näen, on see, et lahutamine võib olla võrdlemisi keerukas teatud juhtudel. Nimelt seadusest tulenevalt abielu lahutuse puhul peavad mõlemad abikaasad isiklikult kohtuistungile kohale ilmuma. Või siis vähemalt peab lahutada mitte soovivale abikaasale olema menetlusdokumendid koos kohtukutsega kindlasti tõendatult kätte toimetatud. Tihti me näeme seda probleemi siis, kui üks abikaasadest on meie riigist ära kolinud ja keegi ei tea enam, kus ta on ja ei suuda ta ka üles leida. Sellises olukorras on vast ainsaks võimaluseks algatada abikaasa surnuks tunnistamise menetlus. Teine probleem, mida ma näen, on see, et inimesed tihti ei tea, et isegi peale abielu lahutust jääb kohustus teatud juhtudel oma endise abikaasa ülalpidamise eest hoolitseda. Ehk siis, kui lahutatud abikaasa kas siis oma vanuse või oma terviseseisundi tõttu peale lahutust ei suuda enam enda ülalpidamise eest ise hoolitseda või siis saada tööl käia, kuna ta peab hoolitsema ühise alla 3-aastase lapse eest, siis võib ta tegelikult teiselt abikaasalt nõuda endale ülalpidamist. Ja kolmas probleem on peale abielu lahutust ühise vara jagamine. Mida kauem on abielus oldud ja mida rohkem seda ühist vara on jõutud koguda, seda keerukam see ühise vara jagamine võib olla. Mina kindlasti soovitaks inimestel sõlmida abielludes abieluvara leping, et siis tulevikus vaidlusi ühise vara üle kas vältida või siis vähemalt vähendada nende keerukust.